kaitseliin. Paremalt poolt uusmees Danil Mašenko väljakul samal ajal, kui Kalju paneb ka tänase kohtumise alguseks palli mängu. Alumise kontrolliva poolkaitse koha peal on Marek Kaljumäe, kui vaatame selle Kalju olukorra ära ja sealt läheb pall nurgalöögiks. Mängu 3. minutil saab mingi hetk mängu näha sekkumas. Nüüd vasakul äärel. Pall Kalev läheb löögile ka, aga siit tuleb Bergelt esimene tõrje. Šedovski lehitakse. Mihhailo, sealt tuleb kasti ka, aga see jääb selliselt liiga nõrgaks ja liiga ebatäga. On Suuteri olemas, lipp jääb taas maha. Suuter kasti poole ka eest läbi sööt, aga see jääb jällegi liiga nõrgaks. Võimalusi saama vastase kolmandikul, ehk siis Kalju kolmandikul. Siis võivad need ohtlikus kujuneda. Parmal äärel Šedovski palliga. Pall kasti ka. Seal Talvist täitsa olemas, pall jääb endiselt Kalevile. Ja Talvist üritas siin pöörde pealt nüüd löögile minna, aga sellised sirgjoonelisemad ja lühemad, et pigem kontrat peale senimaani mängitud. Omade mängu uurimas. Samal ajal kui Kaljul võimalus tekkimas oleks Mattias Tamm, aga sinna saab Pank oma jala vahele ja blokib ära selle löögi. Tuleb pall kasti ka, aga sinna keegi pojad vahel ei saa. See täppiile on jäänud panemata, samal ajal kui Kalju tuleb kontrasse, aga sinna saab Kaljumäe oma varva otsa veel. Saab Sotšikovist mööda. Maarin läheb löögile, aga see läheb mitu meetrit ka, aga natuke liiga otsejoone lähistel mees. Šedovski parema jalaga, see ei ole tema kõige tugevam jalg, see ei ole ta tugevam jalg, aga maha ja suudab palli säilitada Kalevile. Nüüd Suuderi läheb kaugelt proovima, aga läheb see löök mööda. Liini taha Maarinil sööstmas ja pall jõuab ka temani ja nüüd on võimalus olemas, aga Forsmanil suurepärane tõrje. Kalevi mehed siin. Komisaro. David saab pöörata, läheb löögile ka, oi, mis tõrje praegu Forsmani poolt. Taas Davidi suunas. Seekord mees suudab palli endal hoida, nüüd liini taha Tammele, Tamm jõuab ka selle palli, läheb kaugelt, läheb teravalt kohalt löögile ka, aga sealt Forsman teeb jällegi. Liini tagant nüüd vasakul äärel on ruumi ka, aga mees otsustab ühega palli kasti panna, seal on Promis David ja siit on 1-0 olemas. Nõmme Kalju läheb 20 sekundit enne esimese poole lõppu mängu juhtima ja Promis David viib Kalju juhtima, seal tuleb ka igasuguseid värava tähistusi kanadalase poolt ja kõik algas sellest, et vasakul äärel oli Nikolaevil tohutult palju ruumi ja sealt ka Validor, kui vaatame kõigepealt selle Kalju olukorra ära, Tamm sööstab palliga kasti, seal nüüd nurk läheb natuke liiga teravaks ja otsis vist Validori, aga või Reginaldega sinna kohale sööti läinud. Nüüd Komisaro mängib ennast hästi löögile, aga see löök läheb meetri jagu üle värava ja selgelt veel nii-öelda Atspurja gabariitidega mees ei ole ja ega seda on raske olla ka. Küll aga on see mees, Promis David, vähemalt sama suurte sellel poolel. Aga Kalju nurgalöök on nüüd Hayashi toimetama läinud ja vaatame, kui nurgalöök tuleb Davidi suunas ka ja sealt on 2-0 olemas. Promis David 2, Tallinna Kalev 0 ja see mees on täna hoos ja jällegi nagu mainisin, siis Kalevil on temaga tükk probleemi. Ja Hayashi vahetus sekkudes sai kohe kirjaga värava Talviste üritus esimese poole alguses, aga vaatame, äkki tuleb siit. Tuleb terav pall kasti ka, siis tuleb veel üks löök ja siit tuleb löök ja siit tuleb 2-1 tagasi. Siit tuleb 2-1 tagasi ja kas see oli Ken-Luu Laasner, kes just mõni minut tagasi mängu sekkus ja täiesti nullist tuli see värav ja Kalju võib-olla jäi natukene magama peal 2-0 eduseisu haaramist, aga nüüd on mängus seda põnevust, millele just hetk tagasi natuke kurbust tundsin, et seda ei ole, siis nüüd on see kindlasti tagasi jälle olemas. Ja taas purje.
Laasner mängivad kahekesi omavahel kokku, aga pall läheb küljevõrku. Seda Tsenderust ega ka parema siseküljega, vaid parema välisküljega. Siit tuleb uus löök, aga seekord Bergile täpselt sülle. Õnneks mingit viga ei antud ega keegi haiget saanud. Nüüd Purje proovis kasti tagant peale. Mihhailov taas Tsenderdus kasti. Purje suunas, Purje suudab, kes oli rinnaga praegult, jättis selle palli kiiremate jalgadega mööda joostud. Nüüd vasakus säärde David avanemise ka, sinna tuleb pall ka, läheb ühega löögile, sealt tuleb tugev löök, aga selle pareerib Forsman. Nii et sellega on mehed hakkama saanud. Ja Kalju saab selle võidu kätte, mille järgi nad siia tulid 2-1 seisuga. Promise David